tere! Minu nimi on Aigi. Ma olen 25-aastane. Porgand on vahel. Mina olen Ege. 27 olen ja töötu. Ja hetkel naudin suve ja mõtlen paremaid mõtteid. Mina olen Anna-Liisa, ma olen 25-aastane. Elanud, sündinud ja kasvanud Häädemeestel. Aga viimased 5-6 aastat oleme elanud Aasias modellina. Nii et ma arvan, et see nüüdne trip tuleb väga erinev sellest, mida ma siiamaani olen teadnud või tundnud. Okei, minu isiklikud asjad on minu särk, mida igaüks teab, et mul on. Sest ma kannan seda iga päev. Mu müts. Siis siin on mingi vaseliin näiteks. Selle reisi jooksul ma loodangi kohtuda paljude huvitavate inimestega, panna ennast ja teisi tüdrukuid samamoodi proovile, et ma just ootangi selliseid huvitavaid väljakutseid, et mis nii-öelda kodus istudes väga arvatavasti ette ei tule, et lähme ise seiklusi otsima. Multifunktsionaalne keep, mida saab kasutada tekina ja sääsetõrjena. Märkmik, prillid, kuna ma olen pime ja pinal. Ja riided ja pott, minu kõige tähtsam isiklik asi, arvatavasti ainus, mida siis päriselt vaja läheks ja tennised. Ma hakkan puudust tundma vaikusest ja üksindusest. Või üksinda tahaks olla. Et põhimõtteliselt ma olen siuke inimene, et mul on päeva jooksul vähemalt mingit aega vaja täiesti. Ei taha suhelda, ei taha midagi otsalt ja lihtsalt olla. Ja ma kardan, et seda hetke seal väga ei tule, kui enne maga minekut, aga see nagunii. Projekti mõte minu jaoks on eelkõige ennast proovile panna ja siis tutvuda erinevate toredate inimestega. Ja telkimise. Viimati ma käisin metsas. Ma arvan, et see oli aasta 2007. Isegi veel varem 2005 riigikaitselaagris. Siis ma elasin metsas 2 päeva ööd. Ja see on ka siiamaani ainus kogemus, et ma arvan, et minuga veel võib hakata nälja saama. Võib-olla kõige suuremad siuksed harjumused, millest ma puudust hakkan tundma, on nutitelefon, mida ma ei suuda eriti käest ära panna. Igal vabal momendil on mul mõni mäng lahti. Ütleme nii, et tunni aja jooksul ma kasutan telefoni või näpin enda telefoni iga 15 minuti tagant vähemalt. Mu kõige suurem hirm ongi need putukad arvatavasti puugid, ämblikud. Ja suitsu teen ma ka. Ja suitsu teen ma nii palju, et ma arvan 5 pakki päevas kindlasti. Nii et ma loodan, ma pean seekord ka vastu, et ma ei ole esimene allaingi. Ma pigem usun endesse selles osas. Ma söön väga palju ja ma kardan, et toidust hakkan ma kõige rohkem puudust tunda. Ma arvan, et see on nagu parim kolmik, millega üldse välja minna. Et Aigi tugevamad küljed on kindlasti see pealakkamine, et ma olen kindel, et ta ei jää võõraste inimeste kätte. Vähemalt seda suitsu nii aga hakkab igatsema just see, et istudki metsas seal on mõnus olla. Minu viimane suits või? Hakkab otsa saama. Kustutame kõik koos, et kohtu kõni sõrame. Ja seikluste rohke reis algas siis Kobelast, kus me pakkisime oma asjad ilusti kokku, praakisime välja ebavajalikud ja vajalikud asjad ja kus meil siis seoti silmad kinni ja pandi autosse ja sõidutati kuskile. Seda me ei teadnud kuhu. Ideaalne mõte. Me ei teadnud, kus me oleme, kus poole midagi jääb.
juhtnöör oli meil ümbrik, mille me leidsime. Nonii. Otsige üles Tamme Lauri. Okei, Tamm. Ja pange üles Laagriplats. Midagi on teisel pool ka. Ja vihjeks olgu öeldud. Kaardil on märgitud puriti. Milleni jõudes saate ülesande. Mõne ülesande täitmisel võite saada midagi vajalikku, et tulla toime Eestimaa imelises looduses. Okei, Tamme Lauri Tamm. Okei, seal on mina olen seal kunagi käinud. Mina olen ka käinud seal korra. Aga seal on üks talu, kus me saaks küsida, aga seal on koer. Ja seal on telk ka, võib-olla sinna me paneme oma laagri hoopis püsti. Kus? Vaata, on mingi projekt. Ideaalne. Vaata, kui ma vaatan, milline see tee praegu välja võib näha. Nii, heinapallid. Nii, GPS sisse panen. Sihtpunktideks võtma siis Lõuna-Eesti kollased ruudukesed, National Geographicu ruudukesed. Ja siis me hakkasime nende juhtnööri järgi tegutsema. Siin kaardi veel pole miskil Tamme Lauri Tamme märgid. Aga teeks üks lükke, et hakkaks jalutama ühele poole. Ja, aga praegu on kummale poole. Minu sisetunne ütleb sinna poole. Minu sisetunne ütleb ka, et sinna poole. No, vaata, mis seal kurvi taga on. Sisetunne ütles, et seal pool on õige pool ja tuleb usaldada seda sisetunnet. Ma ei tea, Soov. Lähme käime kõigepealt siin ära ja kui siin ei ole kedagi, siis lähme sinna. Kas te oskate öelda, kummal pool on Tamme Lauri Tamm? Sinna poole minna. Aga kui palju on ta? Üks kilomeeter koodiga rohkem üldagi. Pärast on kõhud lahti. Sellest tuleb rohkem kahju kui kasu. No, seda ei saa raksutamise alla lugeda, sest seal ei elanud mitte kedagi. Aga seal esimeses hoovis kohe oligi mingi putukatega jamamine. Mina sain muidugi kohe esimese ammustuse kellelt, ma ei tea siiamaani. Mingi viu lahti. Ma mõtlen huvitav, kas meil on täna variant ka kuskil edasi liikuda või? On liiga hilja juba kell või? Vabandust, kas teate, mis kell on? 9:30 järsku kuskil. Okei, aitäh. On auto peal, aga minagi sinna kanti. Hästi, aitäh. Näed, 9:30. Tegelikult ööd on valged. Esimene päev oli suhteliselt lihtne, arvestades seda, et me alustasime päris hilja ja me jõudsime väga kiiresti oma esimesse sihtpunkti. Et tegelikult see, kuhu me jõudma pidime, ega me sinna väga kauaks ei jäänudki. Ei, ma arvan, et on jah. See ongi Urvaste ürgorgonda seal. Või kuhu poole me suuna võtaksime üldse? Ma ei tea, mina võtaks hommikul edasi. Sina jääksid siia, jah? Tahaks suitsu raida. Kuule, sinna teekond kulges üsna lõbusalt. Mis mul meelde tuleb, on see, et ma olin endal väga valed jalanõud valinud. Ma ei tea, miks ma need saapad kaasa tarisin või mis sopamülkaid ma ootasin, aga igal juhul ma kohe esimesel päeval hankisin endal üleelu suurust villid kanna peale. Ja nüüd ma mõtlen, milleks. Sokid on ülest tulnud. Oodake nüüd. Proovisime ka hääletada. Esimene õhtu meid keegi peale ei võtnud. Nii et Tamme Lauri Tamme juurest me liikusime jala.
kuni Urvaste kollase ruuduni. Urvaste ürgkorg siin on. Jaa, siis teete 2 kilomeetrit sinnapoole. Ikkagi tagasi, jah? Tulime sealt. To let the words fall from your lips and into my life. Kligidik, And I know you meant it, but maybe you do better getting back to me after a nap. Väga toores maitse. In the stars, watch you all under me tear each other. Ma tahaks ikkagi süüa. Thanks, Eku. Päriselt? Aga ma juba ära kõik korjatud. Ei ole näid siin on. Is now. Hide my gifts, hide my thoughts, hide your thoughts, hide your smile, feed me to the lions and disappear. Nii, ülesanne leida 6 taime järgnevast loetelust. Kassisaba, mustikas. Ma arvasin, et taime teema võiks natuke minu teema olla, aga kui ma neid taimes lugesin, siis ma pidin pettama endas. Tehke 3 heategu, 1 heategu inimese kohta. Hoidke kurssi. Väga hea. Sääski oli seal nii meeletult palju, ma ei ole elu sees vist kokku ka näinud nii palju sääski üldse. Ma ei tea, ma arvan, et kõik Eesti sääsed olid sel hetkel selles kohas. Seal madalamaal on vähem sääski. Seal all küll ei olnud mitte ühtegi. Ei olnud valetad. Ei päriselt, ma kõndisin ka tegelikult, aga ma ei märganud. Aga ma arvan jah, et homme on nagu juba selline tunne, et eile oli palju hullem. Ja siis 3. päev on kerge. Ma kardan, et järjest Time to forget is now. Mina läheks kohe magama ära, siis saab juba järgmine päev varem ärgata. Et tegutsema. Varem alati. Feed me to the lions and disappear. Tegelikult metsloomad tulevad ikkagi süüa otsima ja seda meil ei ole, nii et With you gone, I don't care. Esimesel ööl nagu suurt magada ei saanudki, et põrusime kohavalikuga. kusjuures mina sain vist selles suvines magama jäädud, et ma kuulsin, et teistel oli probleeme. Hommikul otsustasime kõik üksmeelselt, et järgmise päeva õhtuks siis peame valima kindlasti parema koha magamiseks. Kuna see hommik meil ei olnud ka hommikusööki, siis terve see hommikupoolik oli... Ma ei oota, neid raskeid hetki veel tuleb. Hommikused plaanid. Me läheme sinna üles tallu ja proovime saada sulase tööd, lammaste pügamist, lehma lüpsmist ja ehk me saame siis osta suks ka hommikusöögi, mida meil ei ole. Töö on läbi, muidu natukene varem tulnud, siis oleks haine näha. halvasti, ei saanud tööd ja ma olen ikka veel näidas. Edasi Võrru, siis me peame tagasi tulema ja teeme seda väikse ringi Toomasega. Tartu on vahele, Tartu on nuva. Suutsime auto kinni peatada. Naisterahvas küsis, et kuhu, mina küsisin naisterahva käest, et kus tema läheb, tema küsis, et kus teie minna tahate. Ma ütlesin, no me tahaks Lüllemäele minna, siis et tema keerab parem ära. Ma ütlesin, no okei, davai, siis panin ukse kinni ja naisterahvas pani edasi.
aga noh, sellest õppisin ma seda, et oleks ju võinud siiski auto päristada, ma oleks 2-3 kilomeetrit edasi saanud jalavaeva vähemaks. Kassi saba, mustikas, aasrebase saba, vereurm. Tere! Tere! Ega teil meile ei ole tööd pakkuda mingit väikest sutsakat võileiva eest? Ei ole küll. Hakkad plättuda kõruma. Taime tulenesid maha. Ja, mulle ei meeldi hääleta. Hääleta ja küsi, kus järgmine. Hääletada ei ole minu ala. Alati kellegiga koos, kellegi teise näpp püsti. Ma võin sabas jõlkuda ja sinna autosse istuda, aga... Kui kaugele teil on Vana-Antsla? Vana-Antslas väga hea, super, lähme! Otsime kohta. Tulebki siia maa peale kogemusi otsima. Nii tore, et te meid auto peale võtsite. Ma natukene saate edasi. Jaa. Head, kui ikka ei teinud. Mina sain esimest korda elus see aasta ujumas käia. Järves. Ja see oli täielik õnn, et esimesed inimesed, keda me seal nägime, oli Tege ja Aigi töökaaslased, endised. Me leidsime, tulime ujuma ja siis puhtjuhuslikult mina olin vees ja näen, et töökaaslane astub autost välja. Täiesti puhtjuhuslikult. Et tema lubas meid hädast välja aidata ja süüa osta meile natukene. Kes veel tahab? Ma arvan, kõik tahavad. Kas sa saad kujuda? Ega ei taha, jah? Tasud juba seal. Kõik tööd, et minu eest ära. But maybe you do better trying not to stand before you crawl. Jättis tahaks, aga raha ei ole. Lihapirukad ja snikersit ja õuna. Õuna. Poole õuna. Taime täitlane. Ja ma see liha. Aga ilma täidisita kuhugi ei ole mitte kunagi varem nii hästi maitsenud. Kõigest ole meile ilma jäänud. Tere! Oskad öelda, mis kell on? Autoga ka. Nüüd on 12:30. 12:30.
ma oleks võinud need kastid aidata sisse tassida. 1, 2, 3, 4, 5. Mõtleme, kas me peaksime viima Taara igaks juhuks poodi ära või mitte. Näe, veel Taarat, issand jumal, ma oleks rikkaks saanud. Hundinuvi ulas sinna. Äkki me saame kuskil tuua? Kilomeetrit Lüllemäeni kõigest. Veel, kus ei sõida ükski auto. Me oleme positiivsed. Auto! See on rohkem kuna väljas on nii kuum ja siin ei ole ühtegi varjualust või ühtegi metsatukka, kust läbi jalutada, siis see oli vale lüke, oli ilma mütsita tulla. Aga õnneks mul on pott, mis ajab asja väga edukalt ära. Sealt edasi me hakkasime minema Lüllemäe poole siis. See teekond oli kõige masendavam teekond üldse. Kuigi päike paistis, taevas oli sinine, muru oli roheline ja see oli kõik, mis seal oli. 35 kraadi kuuma. Me ronisime üle neid künkaseid maanteed. Iga künka otsas, see oli nagu mingi uus lootus, siis sealt otsas sa näed seda järgmist küngast. See oli... Kas see on nurmenukega või? See ei ole nurmenukega. Kindel või? Siin on väiksemaid lehti ka. Tere! Tere! Esimene selline, kus me saime mingi pikema kontakti loodud. Aga kas me vett siis võiksime paluda? Jaa, ikka. Me saime sealt võtta nende talvekartulit kaasa endale ja nad tõid seda kurki, mis oli tol hetkel nii kulla väärtusega, et kartulit saime lõpuks, mis oligi meie ainus nii-öelda sihtmärk, et ma arvan, et läks väga hästi. Tee peale krõbistamiseks ka. Tore! Aitäh! Aitäh! Hapukurk! Need inimesed on ikka ilusad ja head. Hästi ilusad siuksed sünged metsad. Mina nägin kusjuures hunti seal eelmine aasta. Meil läks praegu väga hästi. Me saime väga palju kasulikku informatsiooni. Ja kasulikku söögikraami. Üritame seigelda siin ilma transpordi, telefoni, raha ja kõigeta. Ja hakkama saada. Me mõtlesime, äkki teil on abi vaja. Täna mul tõesti ei ole abi vaja, sest et mul on omal segasumma sulle. Mitte midagi. Nüüd jõudnud Lüllemetsa, lõpuks Lüllemäele, vabandust. Me ei tea, mis on kell, aga ma pakun, et see võib olla kuskil lõuna, 2 äkki, Ja me oleme omadega absoluutselt läbi. Ja me ei olekski võib-olla uskunud, et see nii raske saab olema, et meie peas oli see kõik ainult mäng ja lõbu. Lust oli läbi. Aga pole hullu. Siit läheb ainult kergemaks. Ja see üks poiss ta ei võtnud meid algul peale, aga seda keeras ümber
päris kaugelgi ja tuli tagasi meile järgi, et meid natukene ära viia. Me pole sinna poisi autosse. Ei ju. Ma ei tea, mis meiega toimub. Ühesõnaga kõik pidi minema kergemaks, aga võib-olla siis ma ikka Vitsmetsa lähme näiteks. Mis te arvate, mis siin võiks sees olla? Ma ei tea. Mingi vile. Või õng. Congratulations! Nii, õng läheb Aigile. Ööbige veekogu ääres. Easy. Püüdke ümbrikus olevate vahendite abil vähemalt üks kala. Okei, aga siin ei ole konkse. On ikka. Ja siis otsustasime teha väikse puhkepausi Lüllemäe kiriku kõrval. Viskasime oma kodinad maha sinna, pikutasime ja siis tuli esimene madalseis. Kõigil sai järsku jaks otsa, kõige rohkem jaks sai otsa Egel, kes oli juba valmis bussi peal astuma ja koju sõitma. No ja Lüllemäe kiriku taga siis ma ütleks, et no see motivatsioon oli ikka mitte nagu langenud, vaid see oli nagu lausa miinustes. Mul oli endast nii hale. Ma isegi ei tea, mis mul hakkas. No täiesti, ma ei näinud eesmärki, et mida me jõlgume umbes neid tühjasid ees, kuskil midagi ega kedagi ei ole. Masendav. Ma ei taha sinna ka. Ma ei tea. On veel või? Aga siis me kuidagi suutsime ta siiski ümber veenda ja ta bussi peale ei läinud. Aga bussipeatusest me leidsime ühe meesterahva, ühe naisterahva, kelle käest me küsisime, et kus oleks võimalik tööd saada. Nemad juhatasid meid Karulasse. No lippasime siis Karulasse edasi. Ei, kartulit ja seda me võime kõike anda ja teha ja meil on isegi ait, et võiks teid ööse magama panna ja kõik, Ege unistus oli aidas magada. Aga noh, tööd anda ei ole. Lõpuks jõudsime ühe väikse armsa majakese juurde, kus elasid Anu ja Rennu. Nad olid ülilahked ja pakkusid meile öömaja. Ma olin nii mustas masenduses, ma ei kujuta ette, mida ma mõtlesin. Aga motivatsioon tuli tagasi koos Anu ja Rennu koeraga. Nad kostitavad meid kõige hea ja paremaga, me saime kohvi. Jaa, rahulikult võite tulla sööma. Aga kui te olete ootama positiivset, tuleb välja, et meil on väga positiivsed tunded. Tuleb välja, et meil on väga palju nii-öelda ühiseid tuttavaid. Jututeemat on, aga nad läksid praegu seriaali vaatama, nii et väga head kartulid on. Väga head. Süüa ja kohvi ja jätsid meid üksinda kohanema ja meie kasutasime seda kohe kurjalt ära.
ja Anna-Liisa vist kukkus kätega vehkima ja ajas lillevaasi ümber. Siis oli küll siuke algklassiline pätitunne peal. Anna-Liisa kukkus meie pudel ümber. Ikka mina. Jah, paberiga, kes on samad ole. Ajasin loomulikult selle vaasi seal ümber, ainus asi, mida ümber ajada ja ma leidsin selle ülesse. Et see oli juba, ma ei ole isegi üllatunud. Aga öelge siis, et pane meile natuke, mis natuke, pane 10 vana. Ei, pange ikka 3. See oli nii hea. Kuule, Anu, 6. kart on siis... On jah, pane siis 6. kart sellepärast, et mul on... Ma lubasin homme lapsele kookid ja... Aga meil on ka väike kingitus teile. Kuna me kõik tüdrukud tegeleme hoopsalt käsitööga ja koome mütse, siis me tegime sellise mütsi ja me anname selle... Aitäh, ma kingin selle oma tütrale! Aitäh, tema teeb ka! Läks väga hästi läks. Meil on homse lõunani toit olemas, nii toredad inimesed, selline tunne nii nagu oleks oma vanaema. Lausa piinlik. Jaa, vanaisi juures käinud. Oli ju hästi tuttav siuke tunne. Jaa, nii kodune oma. Kõikidel oli jälle motivatsioon laes. Isegi Ege oli koju mineku mõtted unustanud. Aga ega teil siin abi ei ole vaja. Kui ma oma ülemusele helistan. Te olete... Jah, ma olen ka nagu tööline. Te teete... No siis me ei hakka teie tööd ära võtma, jumala. Ei, aga me võiks kolleegideks hakata. Aga seda küll, jah. See oli mingi... Nüüd me käisime küsimas, kas me oleme õige koha peal. Me oleme väga õige koha peal. Küsisime tööd. Saime sellise vastuse, et ta on ise ka sulane. Ja ta lubas uurida oma ülemuse käest, äkki temal on meil tööd andma homseks. Ma leidsin ühe purgimetsalt, korjasin selle üles jälle. Missioon Eesti lõpukuteks. Aga ma arvan, et me saime selle tänase auhinna juba küll kätte. See oli kohvi. Päeva lõpuks tundub ikka, et päev on asja ette läinud. Mis siis, et lõuna ajal on higi ja pisarad ja higi, veri ja valu. Kas me täna õhtul keedame kartuleid või mune? Mõlemaid, vaat ei tea. Meil oleme... Täiesti lõpp, ma ei ole siukses kohas enne käinud. Oh, näed, riietuskabiin, jutud. Kuule, aga mis selles mõttes, see on ju Perfi koht järelikult. Ja me saame seal liivases magada ka. Täna sain hakkama 2 ülesandega, mis meil oli ette määratud. Üks oli siin meie ääres ööbimine, mida me alles hakkame täitma. Ja teine oli, me korjasime kokku kõik 6 oli neid, jah? 6 jah, taime. 6 taime, mis oli vaja. Ja nüüd me tahaksime saada oma boonust. Ja ma täpsustan 2 hundinuia. 2. Kohvi või? Pläsku! Oh my god! Väga hea. Pläsku. Ma loodan, et siin ei olnud õlu, sest ma just raputasin selle sassi. Oh my god, need on ju oad, me peame neid jahvatama hakkama. 2 kivi vahel või? Jaa. Ja ellujäämise käsiraamat, mida
meil vist vaja ei ole, aga võib-olla saame täiendada peale seda reisi. Saame midagi häid retsepte sealt. Ja siin on kalapüük. Täna õhtul läheb käiku see peatükk. Noh, nagu päris Ermo rääkis. Noh, limiteeritud paberid. Kohvi me saame ka ju, issand, meil on nii palju tegemist täna õhtul, me saame kala püüda, me saame süüa ette valmistada, me saame kohvi. Aga võite tähe, et nagu selline suitsu isu on läinud nagu, et siis kui maha istume, see ei ole esimene asi, et nüüd tahaks suitsu teha või kuidagi nagu ei ole enam seda. Jaa, nii palju muid muresid on lihtsalt, et ei jõua selle suitsu pärast. Ei viitsi. Aga näiteks, kui keegi jääb ette seisma ja hakkab suitsetama, siis mina küll tahan, mul on hea meel, et selline madal punkt meil ikkagi tuli eile või täna ja võib-olla tuleb homme, võib-olla tuleb ülehomme veel. Ennast teades praktikat, meil tuleb homme uus kella 3 paik. No sellist asja me ei oodanud ette ju, me arvasime, et ma ei tea, meil on alati koos nii lõbus ja teeme seda asja, mida me tahame teha, me oleme ise selle välja mõelnud ja ise nagu siia tulnud, aga... Kui sa ühelt maalt nagu tunned, et sa tahaks isegi seda teha, aga kui ei ole mitte kuskilt võtta seda energiat ja nagu just nagu elujõudu, et seda ära teha, vaid sa ei jõuagi lihtsalt reaalselt, sa ei... Sealt kirikuplatsilt ma küll üles tõusta ei tahtnud. Ma leidsin uhmri. Ma läksin otsima kivi, nagu näha, siis siin kandis väga palju kivisid ei ole ja ma leidsin uhmri. Me ei teadnudki, mis edasi saab, et selliseid raskeid tööpäevi on varem küll olnud, aga ikka tead, et lähed pärast koju ja sööd endal kõhu täis seda, mida sa tahad, aga nüüd me ei teadnudki, et kas ja mida ja üldse, mis meist edasi saab sellest mõttes. Ja mina mõtleks, et ma olen emotsionaalselt üsna nõrk olin tänasel päeval ja just teadmatus, mis edasi. Et ma ei näinud tunneli lõpus valgust, kuigi see lausa siras seal. Tegelikult isegi päris naljakas. Pimestas osas lõpuks, kui ta tuli, kui ma seda nägema hakkasin. Naljakas, et see kohe nii varakult juhtus tegelikult, aga samas hea, et see kohe esimese laksu kätte sai. Ja head inimesed jätsid meile tule põlema. Nad enne grillisid siin. Ja me ei pidanudki väga vastama, et eks hommikul näeb, kui me kohvi hakkame keetma, kuidas meil see siis õnnestub. Ma pean nüüd tunnistama, et siin oli tõesti väga hea magada. Ma ei ärkanud mitte ühtegi kord üles nagu praegu. Meile nii väga meeldis selle Odri järve ääres, et oleks see meie teha, siis me oleks ilmselt sinna kuni pühapäevani jäänud. Hommikul siis katsime rikkaliku hommikusöögilaua, kus me keetsime kohvi, sööme mune, jällegi mee saia. Kõht oli täis, tuju laes, mõtlesime, et mis edasi teeme. Tulime sellise vahva plaani peale, et lähme siis, kuna naabrid hommikul meid kollitasid nii-öelda, siis lähme teeme neile ka natuke tsirkust. Panime enda kostüümid selga ja siis suundusime ümber järve nende juurde.
ole. Ära eksinud, ilmselt väga tore. Teie olete ära eksinud, see on meie siin metsast elame. Külas sõpradel kaugelt maalt. Ja kus see kaugelt maalt on? Meie tuleme sealt vastaskaldalt tegelikult. Ja seda ma arvasin. Nii, õlut tahate või? Ja me tulime küsima, et ega teil abi vaja ei ole. Oleks küll, jah. Oi, teil on nii hea hinged. Meil oleks vaja nõusid pesta ja... Me peseme ära. Suurepärane. Kus need on? Kus... Meie esimene töö. Nii. Me ise loosime, et me saame sõnnikut mõnest talus isata, nii et see särk ei ole. Meil peeldib ka ilged naised. See on väga hea väljakutse. Jaa, meie sõime hommikul, aga me kahju oli ära visata. Kas me võime otse potist ju littida? Jaa, ja võtke lusikaid ka, vaatake palju siin laua peal nüüd on lusikaid. Nüüd läks küll. Loomadele. Mina tänan. Pole juba mitu päevast vihalt. Eile saime. Tegelikult see üks oli põdra vastu. Sellega me läksime tülli. See põder on nüüd läinud. Sellepärast tast vorst saigi ilmselt, et te tülli läksite. Ma võtan iga lähele ühe küpsusega. Oota, see ikka ei ole oravad, et see on siis tähendab ikkagi skunks on või... Mulle meeldis eriti see telefonikõne, kui kellegi poeg helistas. Ja siis see mees, et kuule üks kaelkirjak tuli ja küsis, kas ta tohib mu nõud ära pesta. Et kui palju kordi elus sa saad sellist lausut öelda? Me saime soola. Jah, kaksus on üle. Mäng ära jätta, et teil oli võimalus me joomisi välja. Väga lahedad külalised, nii et... Sellist asja ei ole enne olnud. Jah. Siin järve ääres. Me oleme küll Loch Nessi koletis siin näinud peale kella 1 öösel. Peale kõvemaid šašlõkke. Ütlesime, et me hakkame ära minema, siis nemad käisid välja, et nemad võivad küüti pakkuda ja paadiga meid üle järve ära visata, sest et mis me ikka kilomeeter maad niisama. Me saime täiesti puhtjuhuslikult ilma hääletamata, me saime sellest kaldast siia kaldasse paatidega. Me ei pidanud praktiliselt mitte midagi selle jaoks tegema. Pidime ainult nende veini ära jooma, vorstid ära sööma ja putru sööma, pluss moosi. Aga nõusi pidime pesema, aga seda tahtsime ise teha. Nüüd me oleme tagasi, suundume sinna tallu, kus meile tööd küsisime. Majaperemees või üürnik lubas peremehe käest uurida, kas tal on midagi pakkuda ja me lähme kohe uurima seda. On siin keegi? See on minu meelest telekas, mis ütleme. Tere! Tervis! Tere! Oleme tagasi. Kas me võime piiluma minna korra? Te kaasa ei taha tulla? Mis ma ikka või kahjuks ei ole ikkagi mingit tööd pakkuda meile, aga siis me nii palju, kui me ikkagi surusime, et tahtsime enda head ju ära teha. Siin on sitaks sitta. Hundide veel, palun. Anna üks pehmuna. Seesama metshaljas, keda me nägime eelmine õhtu Õdri järve ääres. Ja juba eelmine õhtu ta jättis meile sellise mulje endast, et temas oli kohe midagi. Ja kui me teda uuesti nägime, see oli
ja nii ilusa järve järgi sattusite. Kuidas te leidsite? Kes oli täiesti müstiline inimene. Tal oli väga huvitav maailmavaade ja tänu temale me saime taaskord uue motivatsioonilaengu. Aga mina ka niiviisi alustasin reisimist loomulikult. Ilma rahata ja ilma söögita ja lihtsalt häälega niiviisi. Ma just tahaks ka vaadata, et kas niiviisi õnnestubki elada kuni lõpuni. Ma olen praegu 37 ja ma siiamaani ongi nagu õnnestunud puhata ja mängida terve elu. Issand, kui tore. Meie uusid on. Ilget mellu ainult ja siis kõik uksed avanevad. Embame. Põrutame edasi. Embame. Tegime veel enne minekut väikse energiaringi ja kappasime edasi. Iga kord me mõtleme, no ei saa enam paremaks minna inimesed ja näed, lähevad. Mida sa ütled selle kohta? Ja nii kui me jõudsime peamagistrali juurde, nii öelda, sõitis just üks auto mööda, viskasime näpud püsti ja üllatus, nad võtsid meid peale. Kaikas me istusime maha, tegime väikse koosoleku ja kuna kaameramees meil oli vahepeal kaduma läinud, siis ootasime teda järgi. Üllatus, mina muidugi varastasin teha nende lehed kaasa kogemata, aga nagu ma juba ütlesin, et need nad saavad tagasi. Süüa me saime kurki, leiba, munavõid, tavalist võid, tomateid ja purgisuppi ja porgandeid, mida egendasin tükk aega igatsen. Võib-olla see on mingi muu tee, mis näiteks see tee siin on ju asfalti, aga seal oli kruusakas. Poni on seal! Väike poni! Kui mina endale saan kunagi suure maja, siis mina võtan ka koera asemel endale poni. Tere! Äkki saaks veepudeni ära täita? Saate. Tere! Jälle väga huvitav maja. Millega te tegelete siin ongi? Need on lihtsalt lemmikloomad. Lihtsalt lemmikloomad. Ei tohi ja ei tohi nii. Ta on täkk, jah. Poni perenaine soovitas meil enda abi pakkuma minna kuskil turismitallu. Seda me vist väga ei leidnud, leidsime mingi vanamehe koos väikese koeraga, kes vahet pidamata lärtsus ja vanamees, kes midagi ei kuulnud. Kas võib edasi tulla? Endiselt siis me hääletasime. Kuidagi samal ajal oli juhtunud just tudengite mingisugune, ma arvan, et oligi Viljandis folgile hääletamise mingi võistlus või mingi asi, ma päris täpselt ei olegi uurinud ja süvenenud sellesse. Nii et ma arvan, et see aitas meie autode peatamisel päris palju kaasa. Nii, lähme vaatame siis üles enne kultuurimõisa, sest nii lihtsalt juhtus. Ja siis me seame sammud tagasi maanteele, kust me hääletame Rõugesse. Ega teil pole midagi? Ega teil ei ole äkki abi vaja? Tuli välja, et see mõis ongi selline, kus käivad vabatahtlikud abis tööd tegemas. Ütlen ausalt, et mina ei ole sellest kohast iial kuulnud. Nad arvatavasti arvasid, et me tulime teadlikult siia. Aga Aigi, kes vaatab meil maahommikut, tema teadis, millega tegu on. Ja me, kuna neil käib siin päris palju selliseid vabatahtlikke, siis meie aitame kaasa sellega, et me läheme minema. Aga me vaatame üle, mis siin toimub.
jätsime nad rahule ja suundusime edasi Rõuge poole. See lõik vist oli kõige pikem jalgsi, mis me tegime. Lõpuks me olime juba alla andnud, mõtlesime, et sinna tee äärde me jäämegi magama, kuni tuli üks Saaremaa poiss Silver ja võttis meid oma auto peale. Mahume! Ja jõudsime elusalt ja tervelt Rõugesse. Tema ise suundas ööbiku tantsima. Pani meid Rõuge Suurjärveres maha, kus oli ka kollane ruuduke, kus me saime enda järjekordse ülesande. Nii. Õppige traktoriga sõitma. Lüpske lehma. Me oleme terve aja proovinud. Okei, me anname endast parima. Tuleb välja, et selles kirikus seal on praegu pulmad. Me vaatame, kas me saame pulmarongi kinni pidada. Aga teel kirikusse, ma ei tea, kui palju me jõudsime jalutada minuti, kui meid juba hüüti. Inimesed ise tulid meie juurde. Järjekordne tore perekond. Teine asi on see, et teil ei ole ööpida, aga annaks teile oma saunamaja, ütleme niimoodi, et kui te tahate... Läksime oma luu ära ja siis tema ütles, et oi, et aga neil on seal järve äärest ka saunamaja, et võite ka seda kasutada, kui soovi on. Seda pakkumist me ei saanud ometi tagasi lükata. Ma kardan, et me ei saa sellist pakkumist lihtsalt minema lasta. Ja mida ta meile pakkus, oli oma saunamaja. Lihtsalt, sest neile tundus, et meil oleks vaja seda. Aga... See ööbikorg on seal pool. Me lähme siis ööbikorgu, kuna Silver oli öelnud, et ööbikorgust, temal on seal tuttavaid, kes on muusikuid, et me võime sealt leida muusiku, mis oli ka üks meie reisi eesmärke. Mina tean, et see on. Nüüd me suundume ööbiku ürkorgu. Siin on energiarada. Lähme energiat ammutama, et tänane päev on ka üsna raske olnud. Väga hea. Proovige. See maja siin on see maja, kus me täna öösel ööbime. Saunamaja, järvest on võimus käia. Päev on väga hea olnud. Taatlemata ootamatu. Tööd me ei ole ikka saanud. Esimese töö otsa. Me läheme puid tooma, aga mul on siuke tunne, et seda me teeme ka enda tarbeks ainult. Saame päris pikka aega köetud. Me oleme sattunud väga kena pererahva juurde, kes andsid meile kasutamiseks terve nende saunamaja. Lausa kummaline on voodis magada ja normaalsetes pidžaamades, mitte 3 kasukal. Me oleme jälle ühes huvitavas kohas. Mul ei ole midagi lisada.
Annelise jutule. Järgmine hommik seal majas ärgatas iroonilisel kombel. Esimest korda me magasime 4 seina ja katuse all. Ja mina ärkasin hommikul kinnise nina ja käheda kurguga. Et kõikidest öödest, kus ma oleks võinud külma saada, see on kindlasti üks neist. Lõpuks ometi ka Aigi murdus. Hommikul ei olnud Aigil tuju jätkata. Mul on väga suur koduigatsus. Jalad valutavad meeletult. Aga lõpuks ometi oli meil kõigil olnud see meie hetk ära, et oota, minu hetk alles tuleb. Unustame need nii palju rohkem. Märgid ära. Kuna vist järgmine on nii kaugel, et... Jah. Saame niimoodi teha, et me lähme rääkisime mõne päevadel. Ei. Ma ei tea. 84-aastane ja meile öeldi, et on 30-kordne maailmameister suusatamises. Mina sain teada ujudes, et see järv, kus me nüüd siin teatusime, oli sügavuselt Eesti teine Kausjärv. Ja tema naaber ongi see Rõuge Suurjärv, mis on esimene. Ühesõnaga ei viitsi enda kottidega mööda seda ööbikkorgu trippida, siis me jätame need siia. Riskime. Vaatame, mis neist pärast saanud on. Et edasi läheb saade ilma asjadeta. Piksid särgid. Väike lootus on, et keegi need lihtsalt pänna paneb. Ma tõesti loodan siiralt selle peale. Ma arvan, me kõik, jah? Väljas on 30+ kraadi sooja. Me ei ole täna söönud rohkem kui paar leiba. Ma ei tea, kas sõidki üldse midagi. Kordan! Nüüd me lähme ja ilmselt pakume tööle ka veel ennast 35 kraadise soojaga. See on täpselt see, mida mu hing ihkab praegu. Tere! Tere! Jõudu! Kas abiga on ka tarvis? Võite sealt poolt uurida. Sellega on niimoodi, et mina olen arheoloog. Mina tegelen eksperimentaalarheoloogiaga. Tema minu abikaasa, tema töötusõpetaja ja tema siis juhatab nagu seda ehituse poolt. Aga miks me teeme arheoloogiat mitte auk maa sisse, vaid ehitame maa peale, see on selle jaoks, et me saaksime kogemuse põhjal mingisuguseid uusi teadmisi. Siin ehitame praegu noorema rauaaja eluhoone, eluhoone on ehitatud ja siia juurde tuleb nüüd nagu terve abihoonete kompleks, nii et oleks nagu terve rauaaegne talu. Naine oli siis arheoloog ja rääkis meil natuke sellest muinasajast ja näitas meile igast erinevaid asju. Tööhoos muidugi sai Aigile küünarnukiga muht pähe koputatud. Oli taaskord natuke siuke pisaraid ja valu. Raske. See muhu otsa ette. Ma ei tea, kas seda näha. Ege otsa väike on. Ööbikorus oli väga armas väike kohvik, kus müüdi väga isuäratavat rullbiskviiti. Ei, ma ei teagi, kas see juustu või rullbiskviit. Ma tahaks ka juustu, aga see ei pea.
Annelise tahab oma rahakotti kasutada, aga mina ei luba seda. Sest et me saame kõik sellega hakkama, nii et... Ei! Jaa, ma hakkan murduma. Kui mul oleks olnud see rahakott enda käes, siis arvatavasti ma oleksin alla andnud ja endale selle rullbisviidi ostnud. Sa tahad seda rullbisviidi sealt või? Jaa, ma tahan süüa, issand jumal. Mõtlega, mis kell on, meil ei ole mitte midagi enam. Sealt tekkis ka esimene söögidraama siis, et Anna-Liisa oli juba murdumise ääre peal, kuna talle jäi silma üks rullbiskviit ja ta ei suutnud seda peast välja. Ei, me ei hakka kerjama, kuule, ei hakka. Mis ei hakka? Sina ei tohi ju midagi tegema. Ei. See on tsirkus. Seda me ju kõnimegi tegema siia ju. Mitte tsirkust, aga... Okei, öelge mulle, kuidas teie kavatsete vastu pidada? Siin on 35 kraadi kuuma, me läheme hääletama maanteele, kus sõidab 2 autot tunnis. Aga õnneks taaskord tuli appi Anu ja Rennu, Mesi ja Leib. Rennu on minu lemmik inimene, keda me kohtusime, sest see Mesi on meil terve hetk olnud elupäästeks, nagu ta ütles, et võib olla. Nälga! Võtab silma nägemist peast. Ainus asi, mis mind vist ärritada suudabki tõsiselt, on see, kui toit minuni ei jõua õigele. Nii et modellid ja toit ei lähe, ei ole mingit juttu. Meile sibulasalatit. Mul on siuke tunne, et operaatoril käivad neelud mu meesaia peale, aga unistub edasi. Päris rullbiskviidiga tegu ei ole, aga... Põhimõtteliselt sama väärne. Kusjuures rullbiskviit ei ole iial olnud selline asi, mille pärast ma hakkaksin sõda pidama. Kas keegi peab tomatile jahti? Ei, söö sina ära. Sina pead jahti. Ege peab tomatile jahti praegu. Järjekordne tulekahju sai kustutatud. Rõuges ennem Rõugest väljaminekut me käisime veel ühes käsitööpoes, mis oli täiesti 1 miljonist, võiks öelda. Sest et see oli, ma soovitan kõigile minna sinna poodi, sest et see oli tõesti selline pood, kus peab ära käima. Siis kõndida ju. Catwalk. Anna-Liisa, hinga esitlust peab teha, et sina ostad catwalki. Maarik sama. Oi! Kohutavalt läpistab näinud praegu. Miks? Mu ema tahab siia tagasi. Oi, mina tänan. Nii. Oodata leiabune varjulis. Sõnaga me oleme jõudnud kuskile, kus paistab olevat talu. Siin on teraviljapõllud ja peaks olema lehmi hoolega, et äkki me saame siin kellegi nisasid näppida. Ühesõnaga, kuna meil oli vaja veel lehma lüpsta ja traktoriga sõita, siis läksime ja küsisime sealt selle perekonna käest, siis kas on siuke asi võimalik. Ja üllatus, siuke asi oli võimalik. Ja kui me rääkisime oma traktorisõiduplaanist, siis taluperemees või noorperemees ütles, et no, meil on siin selline traktor ja selline traktor, et millisega te sõita tahate. Kas te ise kõrval ei taha istuda või? Siin on teine tükk veel, ma näen. Otaga gaas. No sinna me jõuame. Nii, vajutan piduri.
midagi ära ei lõhkunud. Pane nüüd peopesa. Suurepäraseid uudiseid, me saime tööd, me hakkame puid laduma, sest et neil oli üks puuritana ümber kukkunud või mingi aeg. Oleks te ise ka praegu. Jah, väärsingi, et sellest see jutt tuligi ja siis ootame selle aja ära, millal hakkab lüpsiaeg ja me saame lehma ka lüpsta. Puurit peab olema sirge. Et sellepärast mul puit väga laduda ei meeldi, et puud ei ole mitte kunagi ühe pikkused ja ma ei saa nii täpselt, kui ma tahaks laduda. Ja kerge OCD. Ja. Tere, Kana! Näed, kukk on niisugune värviline sees. Ilus kukk! Ja need on meie võrdsed. Kohe hakkame sitta viskama. Varvastega sinna. Mis teha? Pataste jalgadega. Nii, tuleb! Meie oleme praegu Kannida lullakas. Vasikate sitt sai visatud. See oli üks asi, mida me ootasime, et saaks teha. Aga väga raske oli. Nagu me ütlesime, meie vasikaid võtma ei hakka enam. Väga... Ja mul hakkas puude ladumine meeldima. Kasvud sees, emal kodus palju lihtsam. Ege saab siis lehmalüpsi. Me oleme praegu võlutolmu sees. Lapsed teadsid rääkida, et see on võlutolm siin, et millal veel selline võimalus avaneb. Väga hea kusjuures. Soe piim ei ole ka jälle niisugune asi, mis kutsuks seda. No ikka vaata, sai minesta. Kindlasti hea. Muuseas, isegi vanaema juures väiksena ma keeldusin alati soojast piimast. Mina ka, sest aga ma proovin ära. Ei olnud ka. Kõige. Aga sooja piima jooma. Tõesti hea. Ei piima otskätta. Ühe lonksu veel. Jaa! Läbi kaamer. Ladumise vahepeal me saime siis visata sitta, sõnnikut. Saime lehmi lüpsta, siis me saime karja ajada, kari tuli ju kõigepealt sisse ajada lauta, siis saime lüpsta, saime sooja piima proovida, saime vasikaid toita, põhimõtteliselt kõik, mitte päris kõike, aga päris palju töid saime teha, mis talus oli vaja teha.
mina sain näiteks kõik 21 lehma lüpstus. Pornadid süüakse niimoodi, võetid voodi just põllu pealt, puhtaks tehakse nii. Ja siis lihtsalt sööd. Kui magusad. Küll läksid silmad veits kõõrdi. Nii ja läbi oli. Peaaegu 10. Saime siis vipu lasta, proovida, mis kõigil teistel õnnestus, välja arvatud minul, aga no mis teha. Ega see läheb ka pahupidi. Ma vist pean natuke lähemale liikuma. Ka süüa. Ups, ma panin vist. Ma saan, mu suu on nii täis. Nii hea lihtsalt. Ma kaapisin vist kõik pelmeenid endale. Märta. See kook kummitab mind siiamaani peas. Ma ei tea, kuidas ta selle tegi, mida ta sinna pani. Aga see retsept tuleb talt kätte saada. See oli tõesti parim kook. Ja mitte ükski rullbiskviit ei oleks sellele vastu saanud. Sealt saanud head soovid ja meepurgi kaasa, liikusime me siis edasi. Jällegi motivatsioon taaskord laes, kõigil tuju hea. Lubasite nisasid näppida. Vähemalt mitte minu omi. Kas sina saad auto kokku? Aga okei, ilusat õhtut teile ja jõudu jaksu. Kellega sa saad? Sõnatu. Ei, väga hästi läks. Väga hästi. Ja jälle taaskord saime rohkem, kui oodata oskasime. Ja seal me saime siis ära teha kõik, millest me unistanud oleme. Ja veel lisakski, isegi aidas magamist pakuti meile, aga kuna meil on vaja jõuda järgmisse sihtpunkti, siis kahjuks seda ei saanud praegu, aga nüüd me proovime jälle hääletada ja vaatame, kas keegi võtab meid peale, seal paistab päris palju inimesi olevat. Ja inimesed on nii sõbralikud. Pulmad! Just ütlesin, et kõik eesmärgid on täidetud, aga ei ole, pulmad on tulemas. Me jõudsime järgmise kollase ruudukese juurde. Vaatame, kas me leiame siit selle ümbrikon. Jõuda siin vahel kuskil on. Okei, me oleme tünga saanud, aga teeme pildi vähemalt. Tere! Alustame päevauudistega. Ilm on meil selline ilus. Jaa, õudsand. Parandan ära. Tulge. Shangaste! Ma ei vaja neid enam. Nüüd me peame üles leidma lossi. Aga ma arvan, et sellega ei tohiks probleeme olla, sest et ma näen seal pruuni silti. Davai, Annelise kord, Aigi kord. Üksteist teeb paki lahti. Hankige 5 € ja kulutage see heategevuslikul eesmärgil. Väga hea. Hakkame
idee lendas, mõtlesime, et saime selle NATO pakikese sealt üllatuseks ja mõtlesime, et okei, müüme selle tavaari, mis seal NATO pakis maha on. Paremad asjad muidugi kraapisime või koukisime välja seal. Ege, kes ei tahtnud üldse siia tulla. Vaata, kuidas lippab. Seal oli üks kohalik noormees, kes parasjagu enda Moskvitši putitas ja kes elas Sangaste lossis. Temal kahjuks oli rahakott lossi, siis ma arvan ununenud, nii et tal ei olnud aega. Ma ei tea. Kas me sossistame ka ikka? Mis asja? Praegu raha on, mis oli nii suur, et unustasime lossi ära. Onu, ega teil juhuslikult 5 eurot ei ole? Hakkame koos mõtet looma, hakkame koos mõtet looma. See 5 eurot sai jällegi meil väga kiiresti ja võib öelda, et lihtsalt kokku. Et kohe järgmises inimesed, kes kohale tulid, nemad meile ka selle loovutasid. Ma arvan, et see on Eestimaa tõus. Valgjärv on see. Valgjärv. Ja täna on olnud kõige pikem päev kõikidest päevadest üldse. Jõuan kohale alles pimedas. Mulle meeldib see koht seal. Aga siin on lõkke. See õhtu me keitsime siis Metsalja käest saadud suppi endale ära. Ja tegime teed, istusime lõkkepaistel ja nautisime õhtu ja meenutasime eelnevate päeva sündmusi. Esiteks meie tainapead naabrid on nuia ära varastanud. Käisid võtsid puu kaasa, läksin mina. Ei tea, äkki tegid tõket ka. Okei. Öösel, kui meie olime just hakkamas magama jääma, tulid meile külalised. Boba ja Igor olid selle suured. Nad tulid hullud tümmiga siia puhkalale sisse ja ma ei tea, mida nad hakkasid tegema, igal juhul nad ei lahkunudki siit. Ma valvasin küll kõrvad kikkis peas, aga isegi ma ei magama enne, kui nad ära läksid. Minule meeldis siin kõige rohkem. Siin oli kõige värskem õht. Aga ma olen kõige vähem välja puhanud siin. Lihased ja luud on nii valusad. Täna me tahaksime jõuda veel siuke tore linnake on Eestis nagu Tõrva ja seal lähedal on ka üks kollane ruuduke ja sinna me tahamegi jõuda. Me oleme siis üsna lähedal, me oleme mingi 30 kilomeetri kaugusel. Valvel, joondu ja läks. Me hakkame jõudma viimase punktini, mis on Barclay de Tolly mausoleum. Väga lahe nimi. Arvutus. Ja parmud kohal. Hakkab pihta. Amu-kaabu! Tegelikult ma vist väga ei saa. Äkki ma peaks seda hoidma jääma.
põnevaid värke kukub ümber. Tubli! aga me oleme Ja kohal. mina näen viimast ruutu. Mina ka. Nii. Meie viimane ümbrik. Kohe saame teada, mis siis ees on, see on lahti tehtud. Aga see on nii põnevat alles. Keegi ei lakkunud seda. Alles värske. Kuulge, mul tuli üks mõte. Mingi piu lahti. Reis õpetas mul seda, et tuleb igast võimalusest kinni haarata ja vaadata, mis juhtuma hakkab. Sest et kui sa seda teed, siis saab päris palju nalja. Tegelikult see oli mu elu üks parimaid päevi, ausalt. Reis vastas kahtlemata ootustele, mitte küll nendele ootustele, mis meil oli tegelikult, aga no me ootasime meeldejäävat sellist mõnusat retke ja see ta kahtlemata oli jah. Jonnu! Jällegi! Vastas! Klikivik!